ta on. Tule siia, hüppa. Ta on. Hästi rõõmsalt läheb kõigile jooksuga vastu. See on nagu, annab sellise energialaengu. Me siia majja tulime, ilmselt oli meil 2 koera, jänes ja kass. Need tulid korterist meiega kaasa. Nagu abikaasa ütles, et sa võtad endale 4. lapse, siis ta tegelikult ongi nagu 4. laps, et ta on hommikul ärkan koos temaga, ta käib igal pool mul kaasas järel. Tänne. Ja kui ma peaksin kodust ära minema, siis ta jääb õudselt igatsema mind. Hea küsimus. Abielus oleme 2013 äkki saime, 12 või 13 saime selle maja. Siis oli muidugi siin sauna maja oli selline, et aknad heal juhul võib-olla paistsid, et hein oli ikkagi siiani. Siin oli kõik võsa, mida on ajapikku siis ära võetud ja hakatud niitma ja noh, järjest rohkem me saame aru, et me päris sükest muruplatsi siia ei saa, et siin on ikkagi metsaalune mände, me oleme natukene ära võtnud, aga ei ole väga palju tahtnud lagedaks teha, eks ju, et see on tegelikult ikkagi mõnus, kui on puud. Aga noh, nad tekitavad käbisid kõvasti ja oksakesi ja et noh, koristamist on. Aga ma olen leidnud selle prahi jaoks nii-öelda koha, et need käbid lähevadki siia peenrasse. Ja see selline okka ja oksapuru. Näiteks siin kasvavad väiksed männiksed, nad on ise siia ajanud. Kui mina üritasin neid istutada sinna, kuhu mina tahtsin, siis nad ei kasva, eks ju, aga siia nad nüüd siis külvavad ennast ise. Ja mulle meeldib see, et ma saan siis valida, mille ma jätan ja mille ma ära võtan. Need männid on siia ise ennast seemnest ajanud, et las nad siis olla ja siis ma vaatasin, et nad hakkavad liiga ju pikaks ja suureks minema, et päris suurt mändi ma ju ei taha endale maja kõrvale. Ja siis hakkasin niimoodi naksama neid. Ja lõpuks on nad nüüd nii ägedaks palliks läinud. Ma saan neid iga aasta muidugi siin naksata, aga nad on nii vahvad. Hea meelega kaevaks nad nii-öelda välja ja paneks kuhugile lahedamasse kohta, et nagu saaksid rohkem nagu seda üksinda ilutseda kuskil. Aga ma arvan, et kui ma neid hakkaksin kaevama, siis nad ei elaks seda üle. Et las nad siis olla siin, kus nad otsustasid olla. Viimasel ajal ma lasen taimedel, kui ma mingil hetkel tahtsin, et kõik oleks kindla koha peal, siis loodus kahjuks ei tee seda minu järgi nii-öelda. Mõni asi langeb välja, talle ei meeldi see muld, sest tegelikult on meil väga liivane muld siin. Kui on vihmased ilmad, siis on see meie aiale suureks plussiks, sest suure päiksega kõrbeb meil näiteks see murupind siin kõik ära kollaseks ja muidugi taimed on ka longus, et siis peaksime kastma. Aga sellel aastal on kõik siuke mõnusalt lopsakas, mõned põõsad puud on nagu kuidagi võluväel hästi suureks saanud, et ma pean kõiki hakkama pügama järsku. Et see äädikapuu, see on tegelikult pagasnikus toodud, välja kaevatud sõprade juurest, äkki siuke 100-200 meetrit siit. See oli siuke lahe, kui pagasnik oli suuri puid täis, niimoodi sõitsin siia kohale ja ta on ilusti kasvama läinud ja ajab neid pisikesi äädikapuid ka, mida saan viia järgmisele krundile, et istutada neid. Ja see on üks võib-olla lemmikumaid puid siin. Ta on nii selline nagu troopilise välimusega, et mulle ta väga meeldib. Näiteks see on ka meie mõlema abikaasaga lemmikõunapuu, et ta on lihtsalt nii ilus juba. See puuvõra on ilus ja meil on vedanud, et kõik õunad on ka maitsvad, magusad. Ta oli selline lauda ja kuuri moodi maja vist, et päris elumaja ta nagu ei olnud, kuigi keegi elas sees küll. Ja võtsime siis täitsa palkideni lahti ja hakkasime tasapisi seda maja ehitama.
et kõigepealt oli jah maja ja see murupind. Algusest peale ma nagu tunnetasin, et tahaks sellist tasapinda siia kividega ja niimoodi ta sai, selline eriline teistmoodi. Teerada oli minu unistus alati olnud. Et esmalt oli ta ainult, millega ma tegin kividega või selliste kruusakattega tegin ja abikaasa siis otsustas, et teeme sellise korraliku teeraja, mis on valatud ja need kivid on siis algusest peale olnud. Need olid ühed esimesed nii-öelda, mis said siia, et ma tahan, et need kindlasti siin on ja siia nad on jäänud ja need suured kivid siis on hiljem toodud, on leitud siit kuskilt. Ma sain aru, et hiljem oli siin kuskil hoovi peal suur elumaja ja need kivid siis osaliselt on selle teise maja vundamendi kivid. Väga paljud taimed on kusjuures pigem nagu saadud kuskilt või siis ka millega mul on natukene nihu läinud see aiandus või peenra kujundus, et ma olen kaevanud kuskilt kraavi äärest ja ma ei teadnud, et peaks selle taime täiesti puhtaks tegema umbrohust, et panin ta lihtsalt kiiresti peenrasse ja küll ta kasvab, aga ei mõelnud üldse selle peale, et kogu see umbrohi tuleb ka mulle kaasa peenrasse. Ja jah, et hästi paljud taimed on antud mulle, et lihtsalt keegi pakub, et kas sa tahad, mina võtan kõik vastu, et jaa, tahan küll. Kõike on vaja, kas mul teda panna kuhugi on ja kas talle minu aias sobib, noh, see on ise asi, küll ta siis mõtleb, eks ju. Aga jah, selle maapinnaga on meil jah niiviisi, et kui ma kuhugile labida panen, siis seal on, tegelikult on liiv. Nüüd sellel aastal on isegi roosid hakanud õitsema lõpuks, et ma olen neid üritanud, siis ma panin ikka roosimulda ja nüüd nad siis näitavad oma ilu. Et maja ehitus on kõik oma kätega siis tehtud. Mõned sõbrad on abiks käinud, aga üldiselt teeb abikaasa kõik ise, et nii seest kui väljast. Mina olen saanud selliseid pehmemaid töid, et värvimist, lihvimist ja tema siis teeb selle raskema poole, mida mina ei oska või ei ole veel ära õppinud. Ja mina teen sisustuse, ütleme nii. Mina värvin kapid, õmblen. Siin hiljuti tegin uue diivanikatte. Mõtlesin küll, et nii villandan sellest poolikust diivanist, et lähen ja ostan kuskilt kasutatud uued, kuskil 150 €, et noh, mis see siis ära ei ole. Aga siis ikka mõtlesin, et mul on ju tegelikult kangad olemas ja kaua see siis aega võtab, see võtab kuskil tund-kaks aega. Aga see 150 € on nagu suur raha. Ja siis niimoodi arutledes iseendaga sai see diivan tehtud. Et ei pidanud raha kulutama. See tugitool sai ostetud, ta oli väga räämas, 5 €. Sõbrad Tartus. Ma mõtlesin, et ma olen alati sellist tugitooli tahtnud. Vaatasin kiiresti üle, et ma vist peaks hakkama saama selle kanga vahetusega. Ja kui ei saa, esialgu vist oli lihtsalt, et panen teki peale. Ja siis ta seisis mul siin hästi kaua, kuni mul tekkis see isu, et nii, nüüd ma olen valmis ja et vahetan selle kanga ära. Ja siis lõpuks olin nii rahul. Palju sellised tugitoolid maksavad? No ikka üle 100 €, eks ju. Et see on suur pluss sellel ise tegemisel. Ma ei saaks öelda, et see üks esimesi kappe on, aga sellega natukene nagu ka mälestus, et ma sain selle räpina mööblipoest, kus ma siis proovisin teha ise ühte taaskasutuspoodi, mis oli nagu mõeldud riietele. Aga läks nii, et ma tulin hoopis koju õmblema. Ja selle sain siis kuskil, oli vist 30-35 €. Värvisin ära, need olid kõik originaalist, natukene siis kullaga üle ja see on jälle üks lemmikumaid kappe. Ja see värvitoon on ka üks lemmik. Ma arvan, et seinamaalingud said alguse sellest, et mul oli vaja oranž lastetuba ära värvida. Ja mul olid mingid üksikud värvid. Tänu sellele sai siis siuke rohekas hallikas, et ma segasin mingid värvid omavahel kokku ja õnneks ma sain sellest oranžist lahti ja mõtlesin, et
mis seal siis ikka, et ma katsetan mingi seinamaalingu. Ja täitsa tore sai see maaling. Ja tänu sellele ilmselt läks asi edasi ja sai ka maalitud Räpina raamatukogu siis lasteosakonna seinad ka. Et sinna sai vist kolm sükest suuremat maalingut ja väikseid lisaks. No siin on muidugi see poolik. Meil läks radikas läksid ära, siis siin on näha seda oranži, mis mulle ei meeldinud esmapilgul. Ja tüdrukule ka tegin siukse sigri-migri maalingu. Olen küsin küll, et kas ma teen uue mingi, et midagi muud, aga talle meeldib, et ei. Siis siin oli siuke tühi sein, mõtlesin, et kasutan ära selle tühja seina. Tahaks taimekesi kuhugile maalida. Noh, muidugi alati saab paberile ja lõuendile ka maalida, eks ju. Aga mingi siuke positiivne sõnum endale igaks hommikuks. Uks oli vaja ära värvida. Mõtlesin, et teeks siukese roheka värvi ja jällegi mõtlesin, et katsetan natukene. Sai selline värviline koer koos positiivsete lausetega muusikust poisile. Ma olen alati unistanud ja tahtnud endale, kui ma kaltsukates käin, siis ma olen tahtnud neid sekretäri kappe. Nad on nagu nii vahvad ja mulle meeldib see, et neil on siin sees, eks ju, igasugu sahtlid asjad. Ja mõtlesin, et ma ei ole küll sekretär, aga see sobib väga hästi kunstitööde jaoks. Et sai ta üle värvitud. Ta oli muidugi väga-väga kahjustunud ja ma sain ta kõigest 25 euroga. Tegelikult on siin näha sellist, ma täielikult ära ei lihvinud, on sellist vana värvi, nii-öelda mingi nurga alt on seda näha, aru saada, aga mulle sobib. Ma arvan, et joonistamise või maalimiseni viis mind see jällegi, kui mul oli see oma nii-öelda taaskasutuspood ja sinna toodi maale hästi palju. Ma nägin, et maalide vastu on huvi ja teiseks nägin, et kui ilusad ja toredad nad on. Ja siis kuidagi, ma ei tea, ma arvan, et kuskilt sealt hakkas siuke see teekond jälle pihta, et kui ma avastasin maalimise. Hakkasin laste töötubasid tegema, et neile maalimist õpetada, nendega koos teha. Siis teen näomaalinguid, meisterdustöötubasid kostüümidega. Käin ka lapsi lõbustamas, kas siis Elsa piraat. Siin hiljuti oli perepäev, kus olin rannas siis piraat. See saab vist lõpuks nüüd selline kapp, mida ma olen alati kuskilt imetlenud ja vaadanud, et tahaks, aga pole aega ja pole viitsimist. Aga siuke kättevõtmise asi. Muidu mul ei olnud nagu üldse joonistamiseks aega, aga nüüd ma näiteks hommikul ärkan, tõmban selle kaplikese lahti, kas lisan mõnele maalile midagi või et nüüd on see nurk nagu olemas. Muidu oli see selline, kui ta oli allkorrusel, siis ma lihtsalt viskasin mingid asjad kiiresti siia peitu. Et oli selline peaaegu nagu kola hoidmise jaoks, aga siis mul oli kindel visioon, et ma toon selle kapi siia üles korrusele ja siin tulevad ainult minu kunstiasjad sisse. Siis muidugi hirm oli, et lastetuba on siin samas, et kui ma selle kapi jätan siia valveta, et kui kauaks need asjad siin korras püsivad. Aga hetkel on täitsa hästi. Hommikuti õues jalutan, siis ka avastan neid nii-öelda põllulilli, et kui lihtsad ja ilusad nad tegelikult on, et nad ei pea olema üldse värvilised, vaid tähtis on see, et neid märgataks. Üks salajane unistus on ka, mida ma ei ole veel kuskile kellelegi rääkinud, mul on mingil hetkel ma olin haige diivani peal ja lihtsalt tekkis mõte kirjutada nagu raamat või jooksis mingi selline jutt või tekst enda peas. Ja siis ma kirjutasin kõik üles, joonistasin isegi mingid pildid ja nüüd ma ei saa sellest mõttest enam lahti. Nüüd mulle tundub, et ma pean ka ühe raamatu nii-öelda kirjutama või tegema või joonistama. Aga see on selline katsumus mulle, et ma jõuaksin sinnani. Nagu lasteraamat või? Jah, lasteraamat. Et
ma siin hiljuti mõtlesingi, et kõik on selle julguse taga kinni, aga ei ole mõtet karta, vaid proovida lihtsalt. Nii nagu ma olen kõiki maalinguidki teinud ja seinamaalinguid, et siis ma nagu püüan ümber mõelda, et kui läheb nässu, siis ma saan alati selle uuesti üle värvida või ära lihvida või midagi, et vahet ju ei ole tegelikult. See on jällegi mingi äkki 12 eurot kapikene. Tal olid uksed küll sellised, et kohe kukuvad otsast ära. Aga sai asja, et aitab minul neid köögividinaid hoida. Tahtsin natukene värvi tuua. Kui ma nende värvidega siin katsetama hakkasin, siis panin siia ka. Kuigi muidugi siin kööginurgas nagu juba on värvi. Et selline mõnus tapeet on siin ja et enda kodus ma tegelikult kuidagi ei jaksa enam seda sisekujundust teha, sest et ma, nagu lapsed nagu mäkerdavad lihtsalt nii palju ja lõhuvad nii palju, et selline energia nagu läheb nagu välja sellest, et ma ei taha nagu aega pühendada sellele. Aga olen kaks väga vinget kodu saanud kujundada. Ühes kodus tegin siis ainult vannitoa ja teises kodus sain terve alumise korruse kujundada, et nendest saab pärast pilte näha. Meil on siis, kõik on Henri toas, on jänes, merisiga, 2 väikest hamstrit ja teekuu. Ja, meil tegelikult sai alguse sellest, et meil olid hamstrid. Hamster läks ära, siis tuli teekuu ja siis tuli kuskilt vist merisiga, sest Greteli tahtis. Greteli, vahepeal on need hamstrid teinud. Ja. On neid pisikesi meil tekkinud juurde ja siis oleme neid ära jaganud siin ja siis mõni on jäänud ja siis anti üks jänku ära ja siis meil oli seda jänkut muidugi vaja endale. On ju jänku. Vahepeal teeme siin laste töötubasid, siis on see suureks plussiks, et neid loomakesi siin paitada ja sööta. Ma olen endamisi nagu naernud, et mul on loomad sellised, kes ei anna mitte midagi süüa ja juua mulle, et nad lihtsalt on, sest merisiga jänes, nad on lihtsalt lemmikloomad, eks ju. Ja samamoodi on nende taimedega, et pigem mulle meeldivad lilled, mis võtavad raha ära, nad annavad ainult ilu, nad ei anna mulle toitu. Kasvuna on, ta siin nii-öelda on katsetamisjärgus, püüan leida, mis talle kõige parem on. Aga need pigem jäävad unarusse, pigem ma jõuan ennem lilli kasta kui kurke kasta. Et minu jaoks on lilled tähtsamad. Et mulle meeldib teha selliseid, mulle meeldib taaskasutusi, mulle meeldib ka kangaid kasutada nii-öelda uuesti. Et tegelikult on taaskasutuses nii palju korralikke kangaid. Selle pildi, see oli tegelikult raami sees, minul oli raami vaja, pilti otseselt ei olnud vaja, aga ma ei raetsinud seda ära visata. Siis ta seisis, kuni ta lõpuks leidis endale, ma arvan, et väga ilusa koha, kus olla. Et see on selline kott siis, poekott. Siis on siin veel natukene õmbluspoolik, aga selline satsidega ja riidevärvidega kaunistatud kotikene. Et kuidagi müümiseni ma ei ole veel nii öelda jõudnud, aga mulle meeldib neid teha. Seda käsitööd ei saa ma ikka unarusse jätta, et see kutsub mind alati enda juurde tagasi. Siin on üks seelik, millele ka tegin nii-öelda kunsti. Ma endamisi mõtlesin, et kunst on tegelikult kõik. On see aiandus, on riidekujundus, maalimine ja sa kunagi ei tea, mis see lõpptulemus, kuidas läheb, lihtsalt katsetad ja teed. Siia panin hästi palju erinevaid kangaid. Tegin niisuguse sigri-migri kotikese. Natukene tikkimist, natuke joonistamist, kõike. Tiikand ja muidugi need positiivsed sõnumid mulle ka hullult meeldivad, et neid ma lisan kas siis oma maalidele või kui võimalik siis riietele ka kas siis tikkides või kirjutades, joonistades. On niisugune jällegi üks teksatagi. Näitan ühte vahvamat, siin on ka üks
teksaseelik tikitud, pitsi lisatud ja täitsa alla vist ma tikkisin masinaga ka veel midagi ja jällegi need positiivsed laused. Aga üks hästi vinge, mis kui ma olin oma õmbluse unarusse jätnud, siis oli Põlvas üks tasuta koolitus. Kuidas seda kutsuti? See oli selline tehnika siis, selline, kus kasutati ka kõik pisikesed kangajäägid ära ja pandi tülli alla. Ei mäleta, mis selle pealkiri oli, aga igal juhul sai endale seal jaki teha. Ja no mina siis kasutasin kõiki olemasolevaid variante, mida andis kasutada. Kodus joonistasin, kirjutasin jälle juurde. Ja et näiteks sükse lihtsama riietusega, kas siis teksade peale või miks mitte tegelikult siia kleidi peale, et väga efektne ja eriline. Esialgu oli minu selle firma nimi väga siuke uhke, ma tahtsin olla Tiina Talumehe moodi, ehk siis ma panin ka endale My Passion Design moestuudio OÜ, aga see firma nimi on nii pikk olnud. Sellega on nii suur häda kogu aeg olnud ja siis ma muutsin selle firma nime nüüd lõpuks ära, on Loovuse vanker. Ehk siis üks vanker, kuhu mahub hästi palju huvitavaid kunstitegevusi ja meisterdamist ja ehk siis kõike seda, millega ma nagu tegelen. Et Räpinast kolisin ära, mul oli oma õmblussalong Räpinas. Kolisin siis ära koju ja meesterahvas ehitas sellise väikse äärmsa ruumikese saunahoonesse. Ehk siis teine korrus on meil nagu hobiruum, siis temal on seal bändiruum ja minul on õmblusruum. Samamoodi on see ruum kõik ja see ülemine korrus ja saunamaja, kõik on ise ehitatud, ise värvitud. Mäletan, kui ma seda seina värvisin. Äkki ma olin äkki haige või midagi. Akna kaudu käisime üles korrusele, et siin tegutsedes treppi veel ei olnud. Aga jube tahtmine oli see ruum lõpuks valmis saada. Selle abikaasa leidis tiigist ja mõtles, et ta kindlasti teeks sellest midagi huvitavat. Ja ta seisis, ma ei tea, kaua ta seisis. Lõpuks ta siis oma selle koha leidis, kuhu ta sobib. Et siia bändiruumi on ta väga lahe. Ta pani need väiksed LED-valgustid ka külge. Ja sauna sein on tehtud kätega. Ma tahtsin siia luua nagu liivaluiteid. Et selline voolavad seinad. Ja siin peidus on siis minu väike õmblusruum, kus ma saan kõik oma vajadused ära õmmeldud, mida ma teha tahan. Et selline pisike ruum, aga kõik vajalik on siin ümberringi igal pool. Muudku tekib seda nii-öelda prahti juurde, nagu abikaasa ütleb, et igal pool on sinu jama laiali. Aga seda kõike on vaja. No näiteks nüüd oli vaja tellida selline vihmavari, mis läheb poni kostüümi juurde. Selline väga armas. Siis on igasugu vidinaid, prille, patse, parukad, riided, kõik on vaja kuskil ära mahutada ja neid ei hoiusta oma kodus või oma toas. Siis on õmblusmasinad, millega töötubasid on vaja teha. Need on allkappides. Jällegi oli vaja mööblit juurde. Siin on erinevatest mööblitest riiulid kokku pandud, et oleks seda hoiustada kuskil, eks ju. Mul on olnud mõte see, et mul ei ole nagu oma sükest firma riietust, et kui mul ei ole nagu kostüümi seljas, siis mul võiks olla miski, mis nagu ütleb, et sa tegeled kunstiga või oled selline vingelahe inimene nii-öelda. Et mõtlesin, et tuuniks selle ülisükseks kirjumerjuks, värviliseks. Ja üks mõte oli, et äkki see uus logo siia tekitada, see loovuse vanker. Et vaatame, kuidas see õnnestub. Hetkel tundub, et see roos on siuke äge, aga see vist on sädelusega.
sai ostetud laste jaoks sellised spreivärvid, aga ma ei ole ise jõudnud neid proovidagi. Ma olen lihtsalt näinud, et need töötavad nii vingelt, et nii äge on neid spreitada. Ma kindlasti proovin neid spreisid ka. Oli mõte jah, et tükk aega mõtlesin seda nime, et mis nimi see firmal siis olla võiks. Esialgu oli see nimi minu nime tähtedest, ehk siis MP, Maarja Pastak, ehk siis My Passion. Ja kusjuures see nimi oli juba mõeldud niimoodi eelnevalt ette ära, et ma ei olnud veel pastak, aga ma teadsin, et ma saan pastakuks. See oli minu jaoks nagu otsustatud. Et siis oli selline firma nimi, aga nüüd ma mõtlesin, et mida ma panen. Ja sai siis selline nimi nagu Loovuse vanker. Et sinna vankrisse mahub igasugu tegevusi. On pintslid, lilled, nõelad, niidid, lõngad. Ja siis täna hommikul mõtlesin, et ma teeks sellise logo, et ma teen natukene riidevärvidega, natukene isegi tikiks siia neid roosikesi, et oleks jällegi värvi, tikkimist ja võib-olla kangast ka lisaks veel sinna. No ma proovin, vaatame, kas sellest saame selle vankrikäru. Üks mõte oli, et natuke kangast lisada, et ei ole kõik maalitud. Ma lugesingi raamatut, mõtlesin, et mul on neid hobisid võib-olla liiga palju, et leidsin sellise raamatu, et mis on siin unistus. Ma mõtlesin, et äkki ma saan sealt oma selle vastuse. Ma sain vastuseks selle, et on täitsa normaalne tegeleda kõigega, mis sulle meeldib. Minu õnneks sain sellise vastuse. Aga vahepeal ma nagu väsin sellest õmblemisest, aga ma tean, et ma jõuan selle õmblemise juurde tagasi. Samamoodi on kunstiga. Kunsti ma võib-olla ütleme, et natukene kardan äkki, aga kunsti mulle meeldib näiteks, kui ma sirvin internetis ringi ja mingeid videosid näen, kuidas teised maalivad, siis mul tekib siuke hirmus tahtmine, et tahaks need värvid välja võtta ja ka plätserdada, et ükskõik mida. Aga võib-olla on ka see, et mis sa lõpuks selle kunstiga teed. Enda jaoks mõtlesin, et aga ma võin ka ju ära kinkida või samamoodi sinna nii-öelda ringiga kaltsukasse viia, et keegi leiab endale mingi ilusa. Kunst pigem ongi nagu, ütleme, hobi ja ma ei saa nüüd öelda, et tasuta teraapia, aga kas ta nägi siuke loominguline teraapia? Ehk siis sa otseselt nagu raha ei maksa, sa ei lähe kellegi juurde juttu rääkima, vaid lihtsalt oled ise endaga. Ja tegelikult niimoodi vaikuses olles ise endaga saavad väga paljud asjad selgeks. Ja võib-olla isegi, väga paljud mõtted ongi tekkinud mul kindlasti ka maalides või siin omaette õmmeldes. Et vahepeal ongi, miks õmblustöö venib pikale, sest ma kirjutan mõnda uut mõtet ülesse. Mida teha. Korraldame siin ka kogukonna üritusi, nagu oli Veriora perepäev Veriorrannas. Ja ma arvan, et teeks ta siukseks värvilisemaks. Hiljem saab sellele värvile jälle peale joonistada. Nii. Nagu ma ütlesin, ma ei ole ise seda proovinudki, aga see on nii vinge. Nii kiiresti saab värvitud. Sigri-migri. Esialgu ma teen selle tagumise poole, aga kindlasti tahan teha mujal, aga siis oli siin mul õmblusmasin joonistatud, lilled, pintslid, värvilaigud, aga võib ka lihtsalt lilli olla seal sees. Et nagu ma ennem vist aianduses mainisin, siis mulle meeldib, kui on hästi palju asju. Nii, ma paneksid mingid paelad veel või lõnga. Samamoodi kaltsukast olen lõngakeresid saanud. Nendest saab kas siis kaisukatele juukseid või lastega, kui meisterdan. Jälle mingeid ägedaid tegevusi teha. Kui mul oli see suurem salong, siis oligi nii, et kui mul see tuhin peale tuli, et midagi
niimoodi meisterdades ma otsisingi laua peale kõik erinevad asjad valmis, muudkui niimoodi kravasin, ma tahan seda, muudkui võtsin kuskilt nagu toidu tegemine nii-öelda, et soola, pipart, mingid maitseaineid juurde. Et muudkui lisad ja siis on muidugi see raske hetk, et kuna ta nüüd valmis on, et see liiga palju neid asju ei pane jälle. Ma tahan siia tikkida. Internetist leidsin mingi algidee, et libika saab niimoodi kokku panna 2 poolikut ringi kangast. Ja siis omalt poolt panin veel erinevaid selliseid kas kangaribasid või lõnga, õmblesin niimoodi läbi ja siis lisan siia pärleid. Ja need on nii mõnusad ja efektsed, et kui on näiteks selline lihtne kleidikene, siis üks tore liblikas sinna, kangaliblikas. Ja tegelikult miks mitte ka näiteks juustesse panna. Ja neid on hea nokitseda, ma võtsin sellise karbikese endale kaasa, kui me oleme kas tantsutunnis või lapsed skatepargis sõidavad, siis mina õmblen samal ajal. Võtan oma niidi ja naela ja pärlikarbi ja